kust see raha tuleb. Ega mina ütlen, et see 750 miljardit eurot aastarahastust, mis 2020 tehti, oli minu meelest väga halb otsus. See oli väga halb otsus, kus raha trükiti ei kuskilt juurde ja enamus sellest läks Lõuna-Euroopa riikidele, kus oli kõige suurem rahulolematus Euroopa Liidu vastu, kes ei suutnud tegutseda isegi maskide tellimisega. Ja siis, et selleks neid nii-öelda kriitikuid maha rahustada seal Hispaanias, Küprosel, Kreekas, pumbati raha sisse tuimalt. Ja siis lõpuks oli küsimus, kuhu me see raha paneme. Ja siis läks inflatsioon ülesse ja siis imestati, et kui me hakkame majandust niimoodi juhtima, kus majandusteadlasi ei kuulata, siis tulebki inflatsioon. Et ega kaitseküsimustes on see asi veel tundlikum, kuna kaitseküsimused ei ole aluslepingutega Euroopa Liidu pädevuses. Kaitseküsimused on riiklikud ja meil on NATO ühiskoostöö. Ja nüüd ka mulle ka ei meeldi, eks ole, et hispaanlased väga hästi aru ei saa asjadest. Mulle ei meeldi ka see, et Hispaania peaminister ütles ka seda, et ka kliimamuutused on osa julgeolekust. Et on väga suur vahe, kas sõidab tank sisse või on tuul natuke tugevam või ilm natuke külmem. Et see on kaks väga erinevat maailma ikkagi. Et seega see reaalsus ongi teine ja lõppkokkuvõttes, ega nii nagu ütles Marina, ta lõpuks baseerubki nii-öelda tahtgruppidel. Et ilmselgelt Balti riikidel, Poolal ja Soomel on natukene teine tunnetus sõjaohust, kui on hispaanlastel. Ja nii ta ongi. Aga see, kui ma mainin Mari korras, seda juttu, mis meile räägiti Eestis ka 2015-16 selle suure immigratsioonikriisi ajal, siis Taavi Rõivas uhkelt peaministrina, kindlasti väga andekas tark inimene, ei kahtlegi, ütleb, et me peame osalema ümberjagamisskeemis, kuna me ju tahame, et Portugali hävituslennukid tuleksid meil siin Eestis olemas. Me oleme solidaarsed. No see oli siis juba lapselaline rumal jutt. Ja täna me näeme realistlikult seda täpselt, et see maailm ei tööta niimoodi. Me võime uskuda, et äkki ilusal päeval on kõik solidaarsed, aga kui asi läheb jamaks, tuleb veel ise hakkama saada oma naabritega. On ju selles, et see, nagu Riho ütleb, et see peab olema kohustus, mitte võimalus. Aga poliitiliselt see on võimatu, sest et me näeme väga hästi, et meil on piisavalt palju riike, kes pole nõus sellega. Ja Euroopa Komisjon, mulle väga meeldib see, et Euroopa Komisjonil pole mingisugust jõuvõlga sundida neid samu Hispaania pensionäre maksma kõrgemaid kaitsekulutusi, vaid see ongi liikmesriigi pädevus. Probleem on selles, et me mõistame seda maailma väga erinevalt ja see ongi paratamatus. See on reaalelu, kus me elame. Et see variant, et kui on riikidel võimalik võtta laenu odava intressiga ja need ei lähe sinna eelarvereeglite alla, väga hea. Võtame sealt, paneme selle kaitsesse. No aga need on ka sellised tipid-täpid ikkagi vaadates. Aga mida rohkem teha me saame? Kas me lähme ütleme nüüd Pedro Sanchezele Hispaanias, et teate, meil on Jummala, Savi ja Pohlad teie majandusprobleemidest, teie noorte tööpuudusest, immigratsioonist, aga meie tahame, et te maksate vähemalt 5% kaitsekuludesse, sest et muidu Eesti pole rahul. Kaja Kallas muidu vihastab. No päriselt või? See ei tööta niimoodi. Ja ka samamoodi on meil igati moraalne õigus öelda hispaanlastele, et pange ise oma välispiir kinni, kaitske ise ennast immigrantide eest, sest see ei olegi Eesti mure, et te olete niivõrd avatud piiridega ja avatud maailmaga. See on teie mure. Nii ongi.